Sügaval Valgevene sisemuses ärkab midagi kurja kuulutavat. Venemaa lemmiknukuriik koondab jõude oma piiridele ja tundub, et neil on ainult üks sihtmärk – Ukraina. Aleksandr Lukašenka on lõpuks täiesti hulluks läinud. Hullumeelsus on päris ning see, mida me praegu näeme, on millegi ohtliku ja surmav algus. Valmistuge uueks sõjaks. Vladimir Putin tõmbab üha rohkem niite ning Lukašenka on marionett, keda Venemaa juht kasutab oma uue plaani jaoks. See pole oletus, kõik see on otseallikast. 12. mai raportis avaldas United24 meedia, et Valgevene hull president on teinud palju kära selle üle, kuidas ta peab oma riiki sõjaks ette valmistama. Lukašenka on öelnud, et Valgevene hakkab oma sõjaväeüksusi valikuliselt mobiliseerima, et need oleksid kõik valmis lahingutegevuseks. Ei mainitud, millise riigi vastu need operatsioonid suunatud on, kuid Lukašenka ei pidanudki rohkem midagi ütlema. Ukraina oleks ilmselge sihtmärk. Lukašenka esitas oma viimase plaani kui vajaduse, mitte soovi. Me mobiliseerime valikuliselt üksusi, et neid sõjaks ette valmistada. Jumala tahtel saab seda vältida. Valgevene juht ütles, me võime nendest sõnadest palju välja lugeda. Kas Lukašenka üritab kujutada Ukrainat mingisuguse agressorina, kes püüab sundida Valgevenet vältimatusse sõtta? Või ütleb Lukašenka varjatult, et tema niiditõmbaja Kremlis avaldab talle survet sõtta sekkumiseks ning ta teab, et peab tegutsema kohe, kui Putin talle käsu annab. Me võime ainult oletada, kuid selge on see, et Lukašenka sõnad ei tulnud tühja koha pealt. Viimastel päevadel on Valgevene näiliselt hakanud valmistuma võitluseks, mis Lukašenka arvates on tulemas. Lukašenka tegi oma avaldused kohtumisel oma kaitseministri Viktor Greniniga ning see kohtumine toimus pärast sõjalise valmisoleku kontrolli, milles United24 meedia andmetel osales 6000 reservisti ja sõjaväelast. Neid õppusi kasutati vägede lahinguvalmiduse hindamiseks, samuti logistika ja transpordiprotseduuride kontrollimiseks, mis Valgevenel on sõjapuhuks olemas. Sellest kohtumisest Greniniga tuli veel infot, mis annab täiendavat aimu sellest, mis Lukašenka pöörases peas praegu toimub. Lukašenka jaoks näis Valgevene armee moderniseerimisele vankumatu keskendumine olevat väga tähtis. Kaitse eesmärkide saavutamine on võimatu, kui meie vägesid ei varustata kaasaegsete relvadega. Meil peavad olema relvad, mida me tegelikult kasutada saame ja mille käsitsemist me oskame, kuulutas Lukašenka valjult, mis kõlab veidi nagu tunnistus, et Valgevene kasutab vanu relvi, millest aru ei saa. Lukašenka rääkis ka oma riigi sõjaväe 5-aastasest plaanist, öeldes, oluline on, et programmi elluviimine võimaldaks meil 5 aasta jooksul suurendada kaasaegsete süsteemide osakaalu relvajõududes peaaegu poolele, 45%. Lukašenka kasutas kohtumist ka selleks, et rõhutada, et ainult õhurünnakutest ja kaasaegsetest relvadest ei piisa eesootavas võitluses. Maaväeoperatsiooni on alati vaja, ütles Valgevene president, rääkides sihilikult ebamäärases kaasaegse sõja kontekstis. Aga sõnum on selge. Rohkem kaasaegseid relvi, rohkem väljaõpet nende kasutamiseks, rohkem lahinguvalmis sõdureid. Lukašenka ütleb seda mitmel erineval viisil, kuid iga tema viimaste päevade jooksul öeldud sõna võib kokku võtta ühe ainsa lausega. Valgevene peab olema valmis võitluseks ja see võitlus saab olema Ukrainaga. Me hakkasime nägema tõendeid selle kohta, et Valgevene valmistus millekski süngeks juba kuu aega enne seda, kui Lukašenka kõik oma avaldused tegi. 17. aprillil kajastas Kiev Independent Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kommentaare. Zelenski sõnul on Valgevene rajanud uusi teid ja seadnud üles suurtükipositsioone kogu põhjaosas asuval piiril, mida ta jagab Ukrainaga, mis viis Zelenski avalduseni. Me usume, et Venemaa üritab taas Valgevenet oma sõtta tõmmata. See võib anda meile vastuse selle kohta, mida Lukašenka tegelikult mõtles, kui ta ütles, kui Jumal annab, saab tulevast sõda vältida. Tegelikult pole asi Ukrainas, vaid Putini soovist saada rohkem kahuriliha. Kogu selle asja juures on Lukašenka jaoks kurb see, et ta teab, et Valgevene armee moderniseerimine muudab selle vaid veelgi enam Putinile kasulikuks. Ja kui see juhtub, on 3 stsenaariumi, mis võivad kujutada endast selget ohtu Ukrainale. Võib-olla sama palju selle mõju tõttu riigi kaitsevõimele Venemaa vastu, kui ka otsese ohu tõttu, mida Valgevene ja selle armee endast kujutavad. Enne kui me nendesse stsenaariumitesse süveneme, võite mõelda, kas on tõesti võimalik, et Putin surub Lukašenkat sõjas osalema. Lihtne vastus on, loomulikult teeks ta seda. Ta on seda varemgi teinud. Lukašenka on Putini lähim liitlane Euroopas, eriti nüüd, kui Viktor Orban on pärast 16 aastast valitsemist Ungaris võimult kõrvaldatud. Liit Venemaaga on nii ühepoolne kui võimalik ja see tõestati siis, kui Putin alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris. Vaid paar nädalat enne sissetungi algust teatas BBC, et Venemaa korraldab Valgevenega ühiseid sõjalisi õppusi. Need õppused toimusid ajal, mil Venemaa oli koondanud umbes 100 000 sõdurit Ukraina piiride lähedale, samal ajal kui Putin valetas avalikult ja väitis, et Venemaal ei ole plaanis Ukrainat rünnata. Varsti pärast 10-päevaseid õppusi Valgevenega tegi Venemaa seda, mida ta oli väitnud, et ei tee. Valgevene mängis tohutut rolli.
Osa Venemaa vägedest tungis Ukrainasse, ületades piiri Valgevene kaudu, mis tähendab, et Lukašenka lubas oma riigil saada Putini jaoks platsdarmiks. Lukašenka ise tunnistas seda 2023 aasta augustis, kuigi ta rõhutas väga, et ükski valgevenelane ei olnud sissetungis osalenud. Välja arvatud C1, kes andis loa Venemaale kasutada Valgevenet Ukraina ründamiseks. Samuti ei olnud see nii, et Lukašenka tegi selle Putini heaks ainult ühe korra ja kõik. 2025 aasta detsembris teatas Al Jazeera, et Zelenski oli avalikustanud, et Vene väed kasutavad Valgevenes tavalisi kortermaju rünnakute alustamiseks Ukraina vastu. Antenni ja muu varustus asuvad tavaliste 5-korruseliste kortermajade katustel, mis aitavad juhendada Shahede meie läänepiirkondades asuvate sihtmärkide suunas, teatas Ukraina president. Valgevene võib praegu sõjaks valmistuda. Aga tegelikkus on see, et see kõik on lihtsalt eskalatsioon sellest, mida Lukašenka on lubanud Putinil Valgevenet kasutada alates hetkest, kui Venemaa Ukrainasse tungis. Siin näeme presidenti, kes üritab käituda nii, nagu ta kontrolliks olukorda. Seetõttu räägib ta kogu aeg kaasaegsest sõjast valmistumisest, kuigi tegelikult on ta oma võimu nii palju vähendanud, et lõpuks sunnib oma riiki osalema võitluses, milles see poleks kunagi pidanud osalema. Ja samal ajal on Putinil hea meel jätkata õnnetu Lukašenka tirimist sügavale oma alatu sõja sügavustesse Ukraina vastu. Venemaa presidendi jaoks ei ole Valgevene riik oma rahva ja suveräänsete püüdlustega. See on lihtsalt territoorium, mida Venemaa saab kasutada sõjas uue rinde avamiseks. Aeglaselt, kuid kindlalt närib Putin Lukašenka võimu, kuni jõuab sinnamaani, et mida Moskva tahab, seda Moskva ka saab. Valgevene katustele paigaldatud sidevahendid on selle tõestuseks. Putin teab, et Ukraina tahab sellest seadmetest lahti saada, kuid selle tegemine tähendaks rünnakut Valgevene vastu. Venemaa juht oleks sellest vaimustuses. Ta saaks kujutada Ukrainat kui kurjategijat, kes ründab sõjas mitteosalevat riiki ja ta saaks sellist rünnakut kasutada surve avaldamiseks Lukašenkale, et too lõpuks saadaks sõdurit sõtta. Ukraina on liiga tark, et rünnata Valgevenet otse, isegi kui sellest on saanud Putini sissetungi nukuriik. Siiski on selge, et Lukašenkat on kõvasti tagant utsitatud. Ta ei räägi niisama sõjaks valmisolekust. Keegi on tema niite tõmmanud ja tundub vältimatu, et Valgevenest saab sõjas vähetähtsast mängijast suur probleem. Ja kui see juhtub, on 3 võimalikku stsenaariumi, millest Ukraina peab teadlik olema ning mis kõik kujutavad endast selget ohtu. Aga enne kui me neid stsenaariume uurime, kui see on selline ülevaade, mida sa näha tahad, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse igal nädalal. Nii et meil on 3 stsenaariumi, millest mõned mõjutavad teisi, kuid kõik need kujutavad endast probleeme. Esiteks, stsenaarium, mis Lukašenka vihjete järgi juhtub varem või hiljem, Valgevene sõjaväe täielik mobilisatsioon. Avaldused, et midagi sellist on tulemas, on juba tehtud ja suur küsimus on nüüd, mis edasi saab. Ukraina parima stsenaariumi korral mobiliseerib Valgevene oma väed ja viib need Ukraina piirile, kuid ei tungi üle piiri. Kuigi see tähendab, et Ukraina territooriumil ei toimu lahinguid, on teised 2 stsenaariumi hoopis teistsugused. Ukraina ei saa midagi sellist lihtsalt eirata. Ukraina peaks ikkagi paigutama vägesid ja rajama kaitserajatisi Valgevene piiri äärde, mis tähendab, et need ressursid tuleb ära võtta idarindelt, kus Venemaa üritab vallutada Donetskit ja lõpuks kogu Donbassi. See Ukraina vägede hajutamise kontseptsioon saab olema korduv teema nendes stsenaariumides. Ukraina jaoks oleks Valgevene mobilisatsiooni halvim stsenaarium see, kui Lukašenka saadab oma riigi armee Ukrainasse. Valgevene võib olla väike riik, kus elab alla 10 miljoni inimese, kuid seal on kohustuslik ajateenistus kõigile täiskasvanud meestele vanuses 18–27 aastat, mis tähendab, et Lukašenka mobilisatsiooni korral on neil suur reservvägi, keda vajadusel välja kutsuda. Global Firepoweri andmetel on Valgevene armees 63 000 tegevteenistuses sõjaväelast ja 365 400 reservväelast, keda saab mobilisatsiooni korral välja kutsuda. See tähendab üle 420 000 mehelist armeed ning lisaks sellele peaks Ukraina muretsema veel 55 000 paramilitaarset võitlejat pärast. Isegi kui Valgevene saadab veerandi või kolmandiku sellest jõust Ukrainasse, on see tõsine probleem. Kuhu see jõud suunatakse, on teine küsimus, millega Ukraina peab tegelema ja see viib meid järgmise stsenaariumi juurde. Stsenaarium 2 on see, et Valgevene üritab rünnata Ukraina pealinna Kiievit. Selles stsenaariumis näeksime, kuidas Valgevene üritab korrata seda, milles Putin juba ebaõnnestus oma 2022 aasta esialgse sissetungi ajal. See pole sugugi lihtne ülesanne ning tundub tõenäoline, et Valgevene sissetung Kiievisse tooks Lukašenka vägedele suuri kaotusi, sest nad seisavad silmitsi palju lahingukogenuma Ukraina armeega. Siiski on rünnak Kiievi vastu, isegi kui tegemist on armeega, mis toetub rohkem arvudele kui kogemustele, tõsine probleem. Jälle kerkib esile sama tähelepanu kõrvalejuhtimise teema. Ukraina keskendub Donetskile ja lõunapoolsetele aladele, kus ta on korraldanud vasturünnakut Venemaa vägede vastu. Ukrainal on väed paigutatud ka põhjapoolsetesse piirkondadesse, nagu Summu ja Harkiv, kus nad võitlevad Vene vägede vastu, kes soovivad luua nende piirkondade vahele puhvertsooni. See kõik ei tähenda, et Ukrainal ei oleks vägesid Kiievis endas.
Kuid Valgevenel, mis asub Ukrainast põhja pool, oleks tee Kiievisse, mida mööda saab liikuda ilma, et peaks võitlema Ukraina piirkondades, kus tapatsoonid hävitavad Vene vägesid. Tee ei oleks täiesti vaba, kuid vahemaa Naraalia linnast Valgevenes Kiievisse, Ukrainas, on linnulennult vähem kui 170 kilomeetrit, mida pole kuigi palju läbida. Ukraina valmistub selleks võimaluseks, nagu varsti teada saad, kuid ta oleks siiski sunnitud suunama vägesid ja reserve mujalt, mis võiks tekitada kaitseslünki prioriteetsetes piirkondades, mida Venemaa saaks ära kasutada. Jällegi, kõik taandub sellele, et olla Putini käpiknukk. Lukašenka halvasti välja õpetatud väed ei ole tõenäoliselt eriti mõjukad Kiievi vallutamisel Venemaa nimel, kuid nad võivad kindlasti massiliselt Putini eest Ukraina kaitsjate vastu surma saada, samal ajal kui Venemaa teeb edusamme mujal. Valgevene on Putinile lihtsalt ressurss, mitte midagi muud. Mis puudutab kolmandat stsenaariumi, siis see on sarnane teisega, ainult et eesmärk on veidi erinev. Valgevene võiks saata oma sõdurid Ukraina läänepiirkondadesse, võib-olla isegi Lvivi, mis asub Poola piiri lähedal. Selline rünnak võiks täita mitu eesmärki. Esiteks oleks see rohkem hajutatud kui otsene pealetung Kiievi suunas. Nii et Ukraina ei peaks mitte ainult oma vägesid ümber paigutama, vaid peaks tegelema ka rindeliini laienemisega, praeguselt umbes 1200 kilomeetrilt peaaegu 2000 kilomeetrini. Valgevene suudaks Ukraina vägesid kogu kaardi ulatuses laiali tõmmata ja Ukraina oleks sunnitud reageerima, sest selle rünnaku teiseks eesmärgiks oleks Ukraina tagala logistiliste marsruutide sabotaaž. Sellises olukorras eelistaks Valgevene tõenäoliselt infiltreerumistaktikat enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Väikesed üksused saadetaks ründama raudteeliine ja maanteid või hävitama sildu. Eesmärk oleks viivitada sõdurite ja varustuse liikumist idarindele ning võimalusel häirida ka lääneriikide relvade jõudmist Ukrainasse. Lühidalt öeldes keskenduvad Lukašenka sõdurid Ukraina aeglustamisele nendes piirkondades, mida Venemaa praegu sihtida ei suuda. Sellistes kohtades nagu Donetsk on kaudsed mõjud märgatavad, mitte ainult seetõttu, et Ukraina peaks seal piirkonnas sõdureid ära viima, vaid ka Valgevene sabotaaži tõttu, mis muudab seal jäänud sõduritele vajalike varude kättesaamise raskemaks, et nad saaksid oma territooriumi Venemaa eest kaitsta. Ukraina ei saa eirata tõsiasja, et Valgevene näib valmistuvat massiivseks rünnakuks. Aga üks asi, mida Ukraina hästi teab, on see, et Valgevene ei ole sõjaliselt tugev riik. Sellel riigil on 21. sajandil väga vähe lahingukogemust. See üritas sekkuda esimesse Liibüa kodusõtta 2011 aastal, kuid sattus lõpuks kaotajate poolele. Lisaks sellele pakkus Valgevene mõningast piiratud toetust elevandiluurannikule esimese elevandiluuranniku kodusõja ajal aastatel 2002-2007 ning andis oma territooriumi Venemaale, et see saaks Ukrainat rünnata. Need ei ole just sellised lahingukogemused, mis paneksid Ukraina liiga palju muretsema Lukašenka vägede võimete pärast. Ja kui Ukraina droonid hävitavad suurem osa 35 000 Vene sõdurist, kes saavad iga kuu Putini sõjas kannatada, on raske uskuda, et Valgevene sõduritel läheks paremini. Putinit ei huvita muidugi surmad, tema tahab kõrvalmanöövrit ja tundub, et ta survestab Lukašenkot seda korraldama. Aga tegelik küsimus on, kuidas reageeriksid Valgevene inimesed, kui nende president läheks nii hulluks, et mobiliseeriks ja saadaks väed Ukrainasse? Kas see oleks samm liiga kaugele, mille tulemuseks oleks Lukašenka kukutamine ja Putini plaanide kokkuvarisemine? Massilised protestid haarasid Valgevene 2020 aastal pärast Lukašenka korraldatud tagasivalimist 9. augustil. Võib-olla eksib Valgevene president, kui ta hindab oma rahva reaktsiooni sõjale Ukrainaga. Me peaksime ootama ja vaatama, millise suuna võtavad Valgevene rahvas ja sõjavägi, kui Lukašenka annab käsu. Mis puudutab Ukrainat, siis see on juba mõnda aega millekski selliseks valmistunud. Hudsoni instituut märgib, et ühe selle autori visiit Kiievisse paljastas näiliselt uusi kindlustusi, mis on suunatud Valgevene piiri poole. Need võivad olla tulemuseks tööle, mida Ukraina oli teinud eelnenud nädalate ja kuude jooksul, nagu riigi piirivalveteenistuse pressiesindaja Andrei Demtšenko juba veebruaris avalikustas. Seda suunda tugevdavad meie riigi kaitsejõudude erinevad üksused ning ka riigipiirijoont ise kindlustatakse, rajades piiri äärde kindlustusi. Nii et kõik Ukraina sõdurid, kõik selles suunas paiknevad kaitsejõudude üksused omaksid igakülgseid võimalusi tõrjuda kõiki ohte, mis võivad tulla Valgevene territooriumilt, ütles Demtšenko. Ja ta avaldas, et kindlustusi valmistatakse ette kogu 1000-kilomeetrisel piiril, mida Ukraina jagab Valgevenega. Global Security lisab, et Valgevene luureandmetel hoiab Ukraina piiri lähedal 14 000 sõdurist koosnevat kontingenti, kes on seal olnud juba mitu aastat. Samad väljaanded teatavad, et miinidele ja teistele kihilistele kindlustustele on tõenäoliselt lisandunud samasugused droonid, mida Ukraina kasutab oma tapatsoonides idarindel. Kõik see on Ukraina poolt tark tegu. See näitab ka, et Ukraina on tegutsenud selle nimel, et Venemaa ei saaks korrata sama trikki, mida ta kasutas 2022 aasta veebruaris, ilma et tal tuleks silmitsi seista suurte raskustega.
Valgevene võib tunda mõningast kindlustunnet, et mobiliseeritud armee suudaks Ukraina kaitseliinidest mingil määral läbi murda, kuid tõeline küsimus on, kui kaugele nad jõuaksid, kui Ukraina tugevdab oma kaitset reservvägedega. Aga mida Lukašenka võib-olla ei mõista, on see, et ta ei peaks muretsema ainult Ukraina pärast, kui ta saadab oma riigi sõtta. Poola ja Leedu saavad samuti probleemiks olema. 6. mail teatas TVP World, et mõlemad riigid osalesid NATO juhitud õppustel Suwałki koridoris, mis on kitsas maariba, mis eraldab Valgevenet ja Venemaa Kaliningradi eksklaavi. Seda piirkonda peetakse üheks kõige tundlikumaks NATO idapoolse kaitsealaks Venemaa vastu ning selle strateegiline tähtsus on pärast Putini sissetungi Ukrainasse ainult kasvanud. Õppus, mille nimeks pandi Brave Griffin, keskendus eelkõige vägede kiirele paigutamisele ja liitlaste koostööle võimalikus kaitsesituatsioonis, kus NATO peab tõrjuma rünnakut läbi Suwałki koridori. See on huvitav. Mida Lukašenka nüüd peab mõtlema, on see, kas sissetung Ukrainasse võiks panna tema NATO naabrid muretsema. Poola ja Leedu piirnevad Valgevenega selle lääne ja loode osas. Kui Lukašenka tungib Ukrainasse, võib see olla päästikuks, mida need riigid ja võib-olla ka teised NATO liikmed vajavad, et Valgevene mängust välja lülitada. Lõppude lõpuks on Valgevene Putini nukuriik. Lukašenka muutumine agressiivsemaks tähendab, et Venemaa laiendab Ukraina sõja ulatust. See võibki olla see, mis lõpuks viib NATO vastuseni, mis muudaks Lukašenka üleskutse sõjaks kõige tõsisemaks valearvestuseks, mille ta Valgevene diktaatorina on teinud. Ja kõigele sellele lisandub veel üks asi, millest me pole veel rääkinud, seoses tõenäolise Ukraina vastusega Valgevene sissetungile – kaugmaa rünnakud. Pilguheit Valgevene tulevikku võib tulla sellest tulevihmast, mida Ukraina on viimastel nädalatel Venemaa naftarafineerimistehaste ja sõjalise infrastruktuuri peale valanud. Vaadake meie videot, et teada saada tulevihmast, mille Ukraina aprilli keskel Venemaa peale vallandas. Ja mõelge siis, kas Valgevene suudaks midagi sellist taluda, kui ta tungib Ukrainasse. Ja kui sa said sellest videost uusi teadmisi, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et sa ei jääks ilma meie analüüsidest Euroopa julgeolekuolukorra viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!